ma ei tea, kuhu ma lähen. Asi on juba kahtlane. Vist olen õiges kohas. Aga kõige parem kaimiks. Esimesel laagriplatsile. jah, aitab küll. Olen kohal. Kohal. Mul tark peale. Kas see on see sama värk või? No loodame. Me siit kõrvalt pidi minema, kohe peaks soo tulema. Soo tänab või? Jaa. Oleme kalamajas või? Me oleme jõudnud kalamajja. Ei, me oleme mingi tagasi 1928 kalamaja. Peaaegu 100 aastat tagasi nägi välja kalamaja selline. Kui suva vesi siin on? Ilmselt soojamine kindlasti, lõuna pool ju. Ja iga meetriga läheb aina soojama. Seda päris soojada. Mine rikki, oleks nüüd kanuu võtta kaasa. Ei, muidugi, kui see oleks mahtunud. Seljakotti ju. Ma lähen sinna. Siia jõuan välja. Oli tore. Oli tore, jah. Jääd siia esimeseks. Ma jään siia nüüd. No parem oleks. Davai, tšau. Oh, kui mõnus jahe. Ilmaga on vedanud sellepärast, et kui ma Tallinnast ära tulin, siis oli täitsa pilves ilm. Ja nüüd, kui siia jõudsin, siis päike hakkas paistma. Vaata seda! Jõhker! Nüüd ma olen üksi. Teist Kristot ei ole. Vaatame, mis kohad meile tee peale jäävad ja mis siin ilusat pakutakse. Oandu ja Ikla 350 kilomeetrit matkarada. Aga mina läbin sellest ainult 27. See on siis mulle esimene süke soojendus. Et see ilus on siin. Mille pärast käia välismaal, kui meil on Eestis siin nii ilus? Ma ei näe nüüd täppe kuskil enam. Väga kena. Olengi õigel rajal. Paukerväe. Kasutan kaarti ära, näitan teile. Tulime, siin on Peterburi maantee, mis jookseb. Siit me keerasime Kembasse ja Kembast kuskile siia. Selle ühe taga on see punkt, kus kohast ma kõndima hakkasin. Siit läheb siis, me oleme siin Paukjärvel. Paukjärvest edasi. Ai viitu. Nüüd on takistusteel. Siin tee peal leidsin juba pudeli. Kui näete kuskil mingisugust prügi, siis tuleb see ikkagi kaasa võtta. Sellepärast, et see on ju meie loodus. Meie tahame siin käia. Nii et hoiame ilusana enda kodumaad. Üleskutse. Hoiame metsad puhtana. Või no üldse Eestimaa puhtana. Nice. Kaasikjärv. Näitan enda varustus ka. Kõik on siin pool. Valemiskett on siin pool. Nüüd loobin ise püüdida. Nice.
nägin just ma arvan, et see oli hirv. Ma väga selgelt ei näinud, aga seal ta oli. Aga ma näen, et punane täpp on seal ja on vaja edasi liikuda. Äge. Jussi telkimisala. Hea matka ja vaata, asud siin. 7 kilomeetrit. Ikkagi natuke külm. Kommivabarid. Nii mustvalge. Üheksa 11 kilomeetrit. Ja me oleme jälle laultee peal. Ma olin seal kõrgel. Ega siit näha on. Seal üleval. Peab kuidagi siit üle saama, aga pole päris kindel, kas see on õige koht. Sest märgid kadusid ära. Ja see on vist ainus tee. Siuke tee siis, jah. Nii, mis me siit leiame? Vitamiinvelv. Mingi... Kusjuures peaks mainima, et 7 täispudel. Nii. Siis midagi maha ei jää. Ja näed, võidupudel. Päris hea. Parim enne. Vist ei ole parim enne siin. Aga täitsa avamata ja väga hea. Kus vedas nüüd? Nii, ja kui ma jõudsin? Kuskile ma jõudsin, aga märkame ikka ei näe. Hea loll. Ma oleks võinud sealt ringiga tulla. Seal, kus need sõjaväelased käivad möllamas. Ma jõudsin nüüd nende mängumaale. Ma nüüd ei tea, kuhu edasi minna, sest siin on ainult mingisugused Sportlandi kleepsud või need asjad. Ma ei saa aru, kommipabereid on igal pool. Mul on juba terve kilekott täis neid. Tegin väikse otsuse, et ei jätka praegult sellel samal trajektooril, mis viib sinna Aegviitu, et ma teen väikse kõrvalepõike. Praeguseks on 15,37 kilomeetrit läbitud ja ma võtsin ette ühe järve siin, kus ma saan telgi püsti panna ja ma loodan, et seal on ilus. Vaatame, kas asi oli seda lisa 2 kilomeetrit väärt või mitte. Tegelikult vist isegi rohkem. Okei, vaatame. See peaks olema selle mäe tagasi. Vaatame kohe. Jõudsin nüüd siia. Päris mõnus. Aga see koht, kuhu telk panna, on küsimärk. 16 külti. 15,91. Sain teada, et see on Mustjärv.
ma olen Kõrvemaa maratoni raja peal. See oli ohtlik laskumine. Ühesõnaga nüüd me liigume siis Vene järve äärde. Ma ei kujuta ette, kuidas seal on. Päike peaks tõusma kell 6 hommikul ja antud hetkel ta juba loojubki. Seega ega väga siin aega ei ole. No, oleme jõudnud kohale. Ma arvan, et see on võitja. Siia võib jääda küll. Vaata. Jaa. Nice. Super. Vaat see on koht, kus ma küll ärgata tahan. Vaata, mis ilm väljas on. Tere hommikust. Telk kokku ja edasi. Kuulake linnu laulu. Need on need hommikused linnud. Terve öö lasid mingisugused öökullid siin ringi. Ei saanud üldse magada, külm oli ka. Aga täiega seda väärt, ma arvan. Nüüd on siis telk kokku pandud. Siin oli telk. Telk on kokku pandud ja võib hakata vaikselt liikuma. Läheme siis Aegviidu poole. Meeletult palju linda. Ma pidin lõpuks panema ikkagi kõrvaklapid pähe, et saada nagu normaalselt magada. Külm oli ka. Maapind on praegult nii külm, et väljas on temperatuuri 3. Ma arvan, et see maapind on siin kenasti nulli ligidane. Telgi peal oli natuke lund ka, kui hakkasin kokku panema, siis märkasin. Aga mis siis ikka? Lähme edasi ja tundub, et selline mu Aegviiduni tee vist ongi. Autotee. Nii, nüüd ma olen jõudnud sihukesesse kohta nagu Änni järv. Päris ilus. Kõik on ilus. Väike toit ka siin. Käisin just siit Metsatuka Hesburgerist läbi, võtsin ühe kanatortilla. Vaatame, kas äkki jõuame sinna matkarajale tagasi. Siis me tegime lihtsalt suurema ringi. Lihtsalt vaheringi tegime suurema. Cool. Vaatame, äkki saame siit üle. Kui saame, siis on suur lootus saada matkarajale tagasi. Idee poolest seal peaks olema see. Siin on ikka jõhker lageraie. Seal oli kindlasti üks kits või hirv. Ta vist otsib ka seda matkarada.
no jäljed lähevad siit. Ma ei tea, kuhu ma lähen. Asi on juba kahtlane. Vist olen õiges kohas. Aga kohe saab teada, mingisugune märk seal on. Lootus on olemas, et see on õige koht. Vaatame. Okei. See on juba hea märk. Aga teate, mis veel parem märk on või? See ülemine punane siin. Ma olen tagasi rajal. Jess! Ja kell on saanud 9. Jana teeb tööd. Kas ta läks taksoga või läks trolliga? Ma arvan, et ta läks taksoga. Näitan esimest sipelgapesa, mis ma näinud olen. Linajärve mägi. 3 kilomeetrit. Nii, sealt ma tulin ümber nurga. Ja lähme siia. Mulle ei meeldi, mis siin toimub. Mis see on? Rõve. Aga koht on ilus. Ise. Muidugi on ilus. Oleks vesi soojem, läheks ujuma. Nüüd siis hakkan jõudma Aegviitu. Väga imelik on kõndida majade vahel. Ma olen nagu ehtne mees metsast. Rong. Aga mitte minu oma. Rong, aga mitte minu oma. Tulin praegu selle peale, et täna on reede ja et midagi peaks ju nädalavahetusel tegema, aga ma olen juba nende 2 päevaga nii palju asju ära teinud, et ma ei oskagi kohe midagi välja mõelda, mida nädalavahetusega peale hakata. Vist peab võtma rahulikult jalapäeva tegema trennis. Ei, nüüd tagasi Kalamajas ja ootame siis, millal järgmine kord siuke trip tuleb. Suvi on ju alles ees, et saab teha siukseid asju ja kindlasti suurte seltskondadega siuke asi on palju lahedam kui üksi. Üksi on muidugi omaette lõbus, aga kas ma uuesti seda teeks? Ma ei tea. Vist mitte. Igav hakkab, muud ei ole midagi. Tore. Järgmise korrani siis. Tule järgmine kord kaasa. Kes ütles, et Eestis matkata ei saa? Kus magad täna sina? Kas oma voodis? Kellegi teise voodis? Või sellises kohas nagu mina? Metsad. Väike soovitus teile. Kui tulete praegu matkama, siis kindlasti võtke endale üks matt alla selle pärast, et muidu on mega külm.
mega külm oli magada. Aga sain hakkama, näed. Tule metsa, metsa. Et me mets ei saakski otsa, et me mets ei läheks metsa.